tänasel usu ja uskmatuse pühapäeval oleme kutsutud mõtlema ka usupuhastuspüha peale, siis esmalt ilmselt paljude jaoks see sõna ise on juba natuke veider, viitab omapärasele usulisele pesupäevale. Midagi tuleb puhtaks pesta. Parem on öelda, et see on päev, mis kutsub meid süvenemisele. Usku süvenemise püha võiks selle reformatsiooni aastapäeva teine eestikeelne nimetus olla. Kui Martin Luther 1517. aastal oma tegevusega algatas reformatsiooni, siis selle põhiline tähendus ei olnud mitte uuendamine või uueks tegemine nagu reform, see sõna meile tänases keelepruugis meenutab, vaid pigem selle sõna algses tähenduses lätete või allikate juurde minek, taas ülesleidmine, taas vormimine, taas kujundamine. Ehk et lõpuks Luteri sõnum oli, et kõige selle aastasadade vältel kuhjunud kirikliku traditsiooni taha oleks vaja meil minna, et mõista, mis on siis evangeeliumite tõeline sisu ja kuidas selle valgel saaksime anda tähenduse ka oma tänastele tegemistele ja selle maailma väljakutsetele, kus me parasjagu elame. Või nii nagu Karjase kirjas kuulsime peapiiskopi üleskutset, et iga uuenemine peab lähtuma pühakirjast. Ja see on Luteri selge veendumus lähemale pühakirjale, lähemale evangeeliumi sisule tuleb meil püüelda ja sealt me ammutame selle tarkuse, millega elada oma tänast päeva. Nii kutsub usupuhastuspüha ka meid süvenema, mitte siis usulisse sauna minema, vaid pigem leidma aega mõtluse jaoks, arusaamise jaoks, mõistmise jaoks ja taipamiseks. Tänase evangeeliumi näitel tegelikult saame ühe omapärase või omalaadse sellise süvenemise protsessi läbi teha. Kui me kuulsime lugu Markuse evangeeliumist, Jeesus tervendab halvatu, siis esmapilgul näib meile, et tõepoolest taas üks ime, taas üks tervenemise ime, mida meile evangeelium kirjeldab. Ja nõnda ka meie pühakirja väljaannetes see lõik nõnda pealkirjastatakse, halvatu terveks tegemine. Ometi, kui me sellesse süveneme, siis näeme, et halvatu terveks saamine on päris teisejärguline asi selles lõigus. Probleem seal ei ole ju mitte selles, et Jeesus tervendab haige, vaid et Jeesus annab patud andeks. Vana aja inimese peale peame ikka mõtlema, kui me pühakirja loeme. Vana aja inimene ei käsitlenud haiguse tekke põhjuseid selliselt, nagu meie moodsa meditsiini kontekstis seda teha oskame. Nende jaoks oli haigus alati kusagilt väljapoolt inimese sisse tulnud, olgu siis kurjade vaimude poolt põhjustatud, kes siis inimese sisse elama asusid ja nõnda siis teemonites seestunud inimene oligi haige, olgu siis vaimselt haige või väljendus see siis füüsilises haiguses. Või siis oli inimene elanud nõnda patust elu, et ta otse kui karistusena või selle pattude tagajärjena jäi haigeks. Igal juhul ei saanud teda pidada õigeks inimeseks, ei pühaks ega ka tema olukorda kuidagi Jumalale meelepäraseks. Mida Jeesus siin ütleb, on siis tolles kontekstis ennekuulmatu. Ta astub sellele mõtteviisile vastu ja ütleb sellele haigele inimesele, sinu patud on sulle andeks antud. Ja sellest momendist muide ei muutu veel midagi. Lihtsalt ta kuulutab armu. Tänapäevaselt võiksime selle ümber panna ja öelda, et Jeesus ütleb haigele, sina ei ole süüdi.
sina ei ole oma haiguse tõttu viletsam kellestki teisest. sa ei ole kaugeltki vähem väärtuslik lihtsalt sellepärast, et sa oled haige. variseride meelepaha on ju ka mõistetav ja meilegi tuttav. Kuidas nii? Kuidas tema saab öelda, et ära tunne end süüdi, sa ei ole teistest halvem, kuigi nii selgelt on näha, et see inimene on ju lausa halvas olukorras. Ta on halvatud, ta on midagi väga hullu korda saatnud, et ta sellisesse olukorda on saatnud. Jumal võib ainult andeks anda. Jumal võib ainult säärasel moel inimese õigeks kuulutada. Siit on ka järeldatud, et Jeesus nõnda öeldes võttis endale Jumala rolli. Kui teistpidi võime näha, et siin ta käitus tõeliselt inimesena. Just sellise inimesena, nagu meiltki oodatakse toimimist. Siin nimetab Markuse evangeeliumi esmakordselt Jeesust ka inimese pojaks või kasutab seda tiitlit, mida Jeesus enese kohta väga sageli kasutab. Ja inimese poja nimetamine evangeeliumis Jeesuse poolt on sama asi, sama mõiste või sama paralleelmõiste Jumala riigile Jeesuse pool. Ta näitab, et tema toimimises, tema elus, tema tegevuses on Jumala riik tulnud inimeste juurde ja tema inimese pojana on selle riigi siis esiletooja ja omal moel ka valitseja, kuningas ja kuningate kuningas. Nii Jeesus osutab, et keegi, kes on väga lähedases suhtes Jumalaga, võib toimida säärasel moel, et anda patud andeks, et ületada need barjäärid, kus inimesed on üksteist eraldanud teineteisest ja öelnud, et ühed on selles lahtris ja teised on tolles lahtris ja mitte miski ei suuda neid vaheseinu lammutada. Ta ütleb, kumb on kergem, kas öelda, sinu patud on andeks antud või öelda, tõuse püsti ja kõnni. Ja siis ta ütleb sellele halvatule, tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju. Nii ei ole halvatu terveks tegemine siin eesmärk omaette, vaid justkui selle kinnitus, et tema süü on talt ära võetud, ta on õigeks ja puhtaks kuulutatud, tema peale ei saa enam vaadata kui patuse kurja inimese peale. See, kes oli tõrjutud ja halvaks peetud, on tagasi võetud. Jeesus annab inimesele tagasi tema inimliku väärtuse, tema inimlikkuse, tema erilise rolli inimesena, kes on Jumala poolt loodud, kes on Jumala poolt igatsetud ja kes on Jumala poolt ka puhtaks tehtud Jeesuse Kristuse isikus. Nii on Jeesus inimese pojana tulnud näitama ka tõelist inimlikkust, kui ta on toonud meie juurde Jumala riigi reaalsuse. Sel kuul toimus üks ajalooline sündmus, mis on tähendusrikas ka just usupuhastuspüha eel. Nimelt tunnustas Eesti Teaduste Akadeemia usuteadust teadusena. Tegemist ei ole siis mingi libateaduse või tavateadusega opositsioonis või vastuolus oleva imeliku tegevusega, vaid ühe osaga teaduslikust mõtlemisest. Nii nagu teaduse sisu on ju mõista seda maailma, inimest ja näha ka, mis on tulemas ja valmistada justkui teed sellele, mis veel võiks tulla, nii tegeleb usuteadus just nimelt ja aitab mõista seda maailma ja inimest. Et seegi on üks selline süvenemise igatsusest lähtuv arusaamine, et usku tuleb ka teaduslikult käsitleda ja usus on teadusel oma koht, minna sügavamale, minna asjade taha, mitte leppida pealiskaudse arusaamisega, vaid püüda mõista
aga mis seal veel on? Mis on see laiem kontekst, taust, lugu seal, mida me peame arvesse võtma, et mõista pühakirja, aga ka kirikut, kiriku pärimust, traditsiooni ja ka inimest, kes siin on siis uskliku inimesena kõik need aastasajad ja tuhanded kõndinud. Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere meenutas selle teoloogia tunnustamissündmuse kõnes ansambli The Script laulusõnu, mis ütleb nõnda: usku ja lootust teleskoobist ei leia, südant ja hinge tähtedelt ei leia. Kõik võib algosakesteks lahutada, aga meie armastust see ära ei seleta. Ja ta kommenteerib: need sõnad tunduvad justkui ütlevat, et meil on inimeste, perekondade, kogukondade või ühiskondadena teatavad mittemateriaalsed vajadused. Neid on raske ette aimata ja veel raskem teaduslikult analüüsida. Ehk et usk tuleb mängu just siin, kus need mittemateriaalsed vajadused vajavad rahuldamist. Nii osutab ka Jeesus inimese hingele, mis vajab terveks saamist rohkem kui tema füüsiline keha. Tõeline haigus selle halvatu juures oli tema tõrjutud olemise haigus. Tal oli vaja andeks anda, tal oli vaja tema väärikus ja koht tagasi anda. Tänagi ehk nii mõnigi küsib, et kas siis Jumal tahab, et me haiged oleksime ja sellest ei hooligi, et me terveks võiksime saada. Jeesuse tegevuse mõte ei olnud käia mööda maad ja kõiki aina tervendada, vaid ta püüdis anda tagasi inimesele tema väärikuse, haigusest hoolimata. Terveks on võimalik saada päriselt ja mitte ainult väliselt. Sest nii nagu Jeesus seda näitab, inimese tõeline väärtus on milleski muus kui tema füüsilises kehas, olgu siis ta piiratud või haige või haiguse poolt räsitud või mõne puudega või mõne muu omadusega. Inimene on midagi palju rohkemat. Kas pole tänagi liiga palju meie endi juures seda mõtet, et kui sa oled haige, siis sa oled justkui vähem väärtuslik või sinu elu on vähem oluline, vaid sul ei ole tehagi muud, kui nutta taga neid aegu, mil olid veel noor ja olid veel terve ja kõik oli veel hästi, aga nüüd on see kõik kadunud ja vaid kahetsusega saad oma elule vaadata. Taolisel moel me astume ise nende variseride kohale, kes haiget inimest nähes pead vangutasid ja ütlesid, vaata, milline õnnetu, temast küll midagi head oodata ei ole. Kui meie peegli ees seistes oma keerulistele ja piiratud olukordadele pead vangutame, siis oleme meiegi taolised iseendale seljapöörajad, patuseks kuulutajad ja enda tegeliku väärtuse mittemärkajad. Jeesus oma andestuse sõnumiga piire ületavast aktsepteerimisest ja armastusest toob meiegi ellu, nagu selle laulusõnad ütlesid, usku ja lootust, toob südame ja hinge ning näitab meile, mida armastus päriselt tähendab. Nõnda on ta ju meidki vastu võtnud ja võtab alati vastu, annab meile meie väärikuse, mis ei sõltu meie füüsilisest ega tervislikust ega muudest välistest tingimustest, vaid puhtalt Jumala armust. Me oleme tema jaoks kallid. Ta tõesti armastab meid. Tänane missionipüha annab meile ka ülesande seda sõnumit edasi viia. Enamasti toimub see läbi meie elu, mis on ilusaks tunnistuseks. Meie teod kõnelevad valjemini kui meie sõnad. Olla see, kes läheb ja väljendab sedasama, mida Kristus tegi omas ajas, mida ta on teinud meile,
teha seda meie oma elu ja tegevusega teisele inimesele, keda me kohtame. See on päris missioon. See on tõeline tervendamine. See on teha neid samu tegusid, mida Jeesus tegi.